taas kord aeg AI õpijampsuks. Minu nimi on Triin Pärn ja mina olen üks veebikooli assistentidest ja üheks minu ülesandeks on viia läbi siin grupis veebikooli ettevõtjatele oma ala ekspertidega põnevaid laive, kus nad näitavad, mida ise ära teha saad enda ettevõtluse jaoks. Ja ütleme nii, et üks asi, millest ettevõtjad mööda ei saa, on raamatupidamine. Eriti antud hetkel, mil 30. juuni 2025 juba terendab, ehk siis majandusaasta aruande tähtaeg. Ja mul on nii hea meel, et mul on täna külas minu armas klient Kaide-Liis Luht. Ja tema jaoks on olnud see mööduv aasta väga suure hüppega. Võib-olla oled isegi näinud seda viraalset videot hambaravi kohta. Ja kui ei ole, siis ma panen siia sõnumitesse, et siis on näha. Ja Piia tervitab meid, Kertu tervitab, kes töötab siis KL raamatupidamise büroos assistendina. Ja tegelikult mul pikka juttu ei olegi, et asume asja kallale. Tere tulemast, Kaide-Liis. Mida sa meile täna näitad ja mida sa sooviksid enda kohta veel lisada, enne kui me alustame? Tere, meeldiv on teiega täna siin olla. Mina olen Kaide-Liis. Ma ei oskagi enda kohta midagi lisada, numbrid on mu kirg ja õnneks on mul tänasel päeval ümber väga äge enda eriala spetsialistide meeskond, kellega koos me saame siis enda kliente toetada. Kohe jagan teile oma ekraani ja ma näitan teile Postpocketid, mis on siis AI ehk masinõppe taustal loodud, eestlaste poolt loodud ostuarvete konteerimise abimees, mis aitab siis nii klientidel kui raamatupidajatel ostuarved, kulud, sekke ja muud põnevat siis otse raamatupidamisprogrammi saata. Nii, ma jagan siis oma ekraani. Väga põnev. Nii, ühesõnaga, alustame siis, ma võtan selle siit kõrvalt kohe ära, nii. Ühesõnaga, kellel Postpocketit ei ole, peab siis alustama sellest, et minema postpocket.com veebilehele ja registreerima endale kasutaja põhimõtteliselt. See on väga lihtne. Et kõigepealt tuleb siis endale registreerida kasutaja. Siis, kui sa oled endale kasutaja registreerinud omaenda e-mailiga, sa nii-öelda saad logida sisse Postpocketi vaatesse. Nagu teie praegu näete, minu Postpocketi vaade on selline, et minul on siin juba hulga nii-öelda kliente olemas, kellel on Postpocket. Siis, kui te olete endale kasutaja ära registreerinud ja aktiveerinud, siis te peate valima lisa uus organisatsioon. Ühele ettevõttele saab konto teha ainult üks kord. See tähendab seda, et kui sina lood ise endale ettevõttele konto, siis sinu raamatupidaja peab selleks, et ta saaks sinu kontoga liituda, valima liitorganisatsiooniga. Aga kui nüüd sina esialgu endale ise lood konto, siis sina valid uus organisatsioon. Valid Eesti, kuna me elame kõik Eestis ja äriregister leiab automaatselt andmed üles ära. Mina loon endale praegu kasutaja ühele oma teisele ettevõttele Luht Accounting OÜ, kellel ei ole varasemalt Postpocketit olnud. Äriregister leiab kõik vajalikud andmed ilusti üles ära ja sina paned edasi. Arveldamine, sa põhimõtteliselt valid, kellele tehakse arve. Sina saad valida ainult siin valikus ongi see omaenda ettevõte, kellele sa kasutaja lood ja paned edasi. Nüüd on olemas Luht Accountingul nii-öelda see Postpocket. Selleks, et me saaksime hakata kuludokumente ja ostuarveid saatma siis Postpocketist otse raamatupidamisprogrammi, peame me ära ühildama Postpocketi ja raamatupidamisprogrammi. Selleks sina valid seaded ja seadete alt on olemas raamatupidamistarkvara. Nagu näha, hetkel on raamatupidamistarkvara puudub. Postpocket toetab enamus Eesti raamatupidamistarkvarasid. Ütleme, et selline kõige populaarsem raamatupidamistarkvara, mida kasutatakse, on Meritactiva. Nii, selleks, et sina saaksid ühildada selle ära Meritactivaga, on tegelikult siin olemas ka väga hea loeõpetus. Aga kuna meil on Luht Accounting olemas samuti ka Meritactivas, siis ma saan kohe näidata, kuidas Meritactivas seda otse teha. Nii,
kellele Meritit ei ole või kellel on näiteks, ütleme, et siin Simple Books või Standard Books, siis kõigil on niimoodi, et nii kui sa valid selle tarkvara, ta ilusti näitab sulle, et loeõpetus näiteks Smart Accounts'is saad sa selle läbi abivõtme teha, aga Merit Activas me saame seda teha seadete alt. Samuti Merit Activas sa pead siis olema omaenda ettevõtte vaates aktiivne. Siis sa valid ära seaded, võtad e-arvete ja integratsioonide seadistus ja siin on sul siin allpool näha ilusti Costpocket. Vajutad siia noolele. Nii, nüüd mul on vist natuke nii ja näed, nüüd tuli ja paned aktiveeri. Nüüd ta näitab ilusti ära, et täname Costpocketi liidestus on aktiveeritud. Ja nüüd sulle peaks tulema ilusti sõnum meilile, et ta on Costpocketiga, nagu näha, ta automaatselt aktiveerib põhimõtteliselt ära. Ehk nüüd on tehtud ühendust Costpocketi ja Merit Activa vahel. Nii, järgmise sammuna on see, et meil ongi vaja saada siis nii-öelda ostuarved raamatupidamisprogrammi. Costpocketis on ka väga ägedad aruannete loomise võimalused, aga vaatame korra üle, kuidas me saame ostuarved viia Costpocketisse. Selleks, et sa saaksid omaenda ostuarved panna Costpocketisse ja siis otse saata nad Meritisse, on 2 võimalust. Üks võimalus on see, et siin on üleval on dokumendid, sul on dokumentide pealt aktiivne ja siis on lisakuludokumendid ja sa niisama tropid need kuludokumendid või ostuarved omaenda arvutist siia. Näiteks minul ongi siin töölaua peal, on pandud, näiteks ma valin siit ilusti selle ära. Ta loeb kõik andmed ära. Läheb natukene aega. Panen esita. Nii, nüüd ta luges need kõik andmed siin ilusti ära ja see arve on koheselt saadetud meile Meritisse ostud kinnitamata ostuarvete alla. Põhimõtteliselt ongi siin olemas, et sa saad seda kohe hakata konteerima. Nii, ta põhimõtteliselt loeb väga ilusti kõik andmed välja ära. Või teine võimalus on see, et Costpocketi vaates, nii kui sa teed endale uue Costpocketi kasutaja, iga ettevõte saab endale omaenda Costpocketi meiliaadressi. See tähendab seda, et sa saad kõik ostuarved otse, mis tulevad sulle meilile, otse meililt forwardida siia Costpocketi aadressile ja nad on olemas ka siin otse Costpocketis. Seda me läbi ei hakka tegema, aga põhimõte on see, et kõik arved, mis on meili peal, sa saad otse ka neid siia saata. Me jätsime korra vahele selle, kuidas saab raamatupidajale ligipääsu anda. Teeme selle ka ära. Me saime ühildatud Meriti ja Costpocketi, aga anname siis raamatupidajale ka ligipääsu põhiliselt selleks, et me saaksime ka raamatupidajale ligipääsu anda. On meil siin olemas kasutajad. Praegu on siin ainult näha, et siin on ainult üks kasutaja, mina on ju. Nagu ma ütlesin, sa võid teha aktiivseks selle, et sul saab raamatupidaja ise ka ettevõttega liituda või sina lisad kasutaja. Selleks, et lisada kasutajad, sa pead automaatselt muutma paketi hinda ehk robo 5 eurot kasutaja kuus. Nii, kui sa oled selle muudatuse ära teinud, siis sa saad kutsuda endale raamatupidaja kasutajaks. Selleks, et kutsuda raamatupidaja kasutajaks, ma soovitan valida administraator, sest administraatori vaates näeb administraator kõigi kasutaja esitatud ostuarved ja seda on raamatupidajale vaja selleks, et kontrollida, kas kõik ostuarved on jõudnud raamatupidajale. Tarkvarast anname kasutaja meie ühele raamatupidajale. Tiina, kui sa vaatad seda, siis sa saad ligipääsu programmini. Põhimõtteliselt ongi lisakasutaja, siis on see kutse saadetud ja kui raamatupidaja on selle ühesõnaga aktsepteerinud, siis tuleb siia ilusti, et see on aktseptitud. Ühesõnaga, nüüd me oleme ligipääsu andnud raamatupidajale. Sa saad siin ligipääsu anda kas või raamatupidajale, sa saad siin ligipääsu anda oma töötajatele, näiteks ainult kasutaja ligipääsu selleks, et töötaja saaks teha kas lähetusaruannet, sõidupäevikud või mingid kuluhüvitise aruannet. Neid me vaatame kõik põhimõtteliselt üle. Nii. Nüüd on ühildus on Merit Activaga tehtud ja esimesed ostuarved oleme ka põhimõtteliselt ära saatud. Nii, seda me oleme ära teinud. Samuti
siis Cost Pocketil on endal väga head juhendid, kuidas seda põhjalikumalt programmi kasutada. Siin ongi, kuidas alt neil on väga põhjalikult nii-öelda need videojuhendid ka nii ettevõttele, raamatupidamisbüroole kui raamatupidajale. Ja seadete alt saad sa valida endale erinevaid pakette, see on lahti kirjutatud. Täpsus tähendab seda, et siin on veel, ehk meie kasutame robopaketti, mida meie kasutame, on siis see, et meie nii-öelda ainult masinõppe kontrollib üle, aga siin on võimalus ka selline variant nagu 7 eurot kasutaja kohta täpsus tähendab seda, et inimese poolt kontrollitud ehk keegi Cost Pocketi enda poolt ka vaatab veel need üle, kes on tavaliselt nii-öelda ka selle raamatupidaja väljaõppega. Meie seda ei kasuta, kuna meil on endal büroos raamatupidajad, kes siis oskavad neid andmeid üle vaadata. Aga näiteks kui ettevõte tahab endale ise raamatupidamist teha, ütleme niimoodi, ja võtab raamatupidaja kord aastaks selleks, et see majandusaasta aruande rikkis kokku panna ära, siis ta võiks võtta näiteks selle täpsuse paketti. Nii. Nüüd, kui sul on tavaliselt sellised ostuarved, on ju, tšekid, mis iganes on ju, siis seda sa esitad endale siin dokumentide vaates. Mida ma jätsin lisamata on see, et sa saad Cost Pocketi endale äpina ka alla laadida. Kui sa laadid endale Cost Pocketi äpina alla, põhimõtteliselt kõik, ütleme, et meil on Eestis ka erinevaid Envoice, Finbyte, hästi palju erinevaid neid programme, mis aitavad siis ostuarved konteerida, kõigil on ka äpi versioon olemas, ühesõnaga Cost Pocketi sa saad endale äpina alla laadida, samade kasutajatega logid sisse ja siis need samad dokumendid, mida me praegu lisame PDF vormina, sa saad need üles pildistada, telefoniga üles pildistada, kõik erinevad kulud, tšekid, kõik sellised asjad, sa saad otse telefonist üles pildistada ja siis need jõuavad ka siia, seda me praegu läbi tegema ei hakka. Nii, ja nüüd selline dokumentide alt, siis sa saadki lisada ostuarveid, tšekke, kõike muud. Nüüd on selline põnev lahter nagu aruanded. Nii. Ja kui sa paned uue aruanne, siis sa saad otse teha kas kuluaruanne, lähetusaruanne, sõidupäeviku. Kuluaruanne tähendab siis raamatu mõistes seda, et sinu töötaja on soetanud või teinud mingeid kulutusi erakaardiga ehk enda isikliku raha eest ja nüüd ettevõte hakkab talle seda hüvitama. Näiteks me võime teha läbi kuluaruande. Selleks, et siis kuluaruannet teha, sa pead valima kasutaja ehk valima siia nii-öelda selle töötaja. Mina olen ise töötaja. Siis valid, põhimõtteliselt paned kuludokumendi nimetuse, paned näiteks, ma ei tea, kontorihiire soetamine või paned näiteks koondina veebruar 2025 kulud on ju või märts on ju. Nii, loo uus aruanne. Ja siis siia aruandesse samamoodi sa saad lisada kuludokumendid. Lisame siia siis ühe kuludokumendi, mis on näiteks reitingkoolitusarve, kõigis on ettevõtte arvelt ostetud. Et kuluaruanded ongi selle jaoks, et kõik kulutused, mida sa oled teinud oma enda isikliku kaardiga, ütleme, et töötajana ettevõtte tarbeks mingid pastakad, paberid, mis iganes on ju. Siis ta samamoodi loeb sulle ilusti kõik need asjad siit ära, mis ma olin ostnud, mis ma olin teinud ja sa saad samuti panna esita aruanne. Nii. Kui on tegu nüüd kuluaruandega, siis kuluaruanne tuleb samuti siia kinnitamata ostuarvete alla. Aga nüüd kuluaruandega on üks erisus, see salvestame selle kuluaruande kiiresti ära, teeme, et tegu oli koolituskuludega. Nii kontrollime kõik asjad ära ja salvestame ära ja kuluaruannetel on see, et me ei saa käibemaksu tagasi küsida. Nii. Ja eriti on näiteks see, et kui tegu on kuluaruandega, siis ta seda kuluaruannet mitte ei sisesta siia ostuarvete moodulisse, vaid sisestab aruanded isikute kuluaruande alla. Smart aga siis lähevad näiteks kuluaruanded otse ka ostumoodulisse, aga Meritis on erinev see, et kõik kuluaruanded ta küll toob siia kinnitamata ostuarvete alla, aga siis kui sa oled nad ilusti ära salvestanud, toob nad siia aruanded isikute kuluaruannete alla.
Nii, mida saab veel Costpocketis teha? Lisaks sellele, et sa saad teha kuluaruanded ongi siis kõik need kulud, mis sa oled isikliku kaardiga ostnud, saad ka sa siit otse teha näiteks lähetusaruannet või sõidupäevikut. Nii, Costpocket ühesõnaga lähetusaruannet ja päevarahasid sa saad maksta siis juhul, kui sa siis reisid oma koduriigist väljapoole, ehk sa pead Eestist väljapoole minema. Näiteks lähetusaruande puhul, näiteks ütleme, et meie tegime lähetuse Soome. Paneme, et lähetuse alguskuupäev oli 8. ja lähetuse lõpukuupäev oli 10. ehk ma olin reisil 3 päeva. Ja vaadake, kui tark programm on. Costpocket on seadistanud ennast juba niimoodi ära, et esimese 15 päeva päevaraha on meil hetkel 75 eurot ja Costpocket on nii tark, et see on see maksimaalne maksuvaba piirmäär, mida me saame maksta. Ja Costpocket, see on muideks uus uuendus, mis on päris äge. Costpocket on nii tark, et nii kui ma valin näiteks siia kas või rohkem päevi, näiteks 6 päeva, siis ta ise automaatselt arvutab ära, et 6 korda 75, et me saame näiteks maksta kuni 450 eurot nii-öelda lähetusrahasid on ju. Ja siia näiteks panid, et käisin lähetusel, konverentsil ja koolitusel Soomes. Kirjutame siia selle kiirelt ja paneme loo uus aruanne. Nii. Ja nüüd ta siia sulle automaatselt arvutab ära näiteks siia lähetuspäevarahad, pluss sa saad siis siia lisada lisaks juurde laevapiletuid, lennupileteid, majutust näiteks, mis on ka tööandjal kohustus sulle hüvitada, kui sa oled lähetusel seoses tööga. Samas sa saad siit ka seda muuta nii-öelda seda aega ja seda, et kas sa tahad päevaraha välja maksta või ei taha. Nii. Ja mina panen praegu, et esita aruanne. Ja nüüd kõige viimane uuendus, mis on Costpocketis päris äge, on see, et me saame ka otse Costpocketis teha sõidupäevikuid. Põhimõtteliselt kõik seda teavad, et isikliku sõiduauto piirmäärasid tõsteti, on ju, see on 50 senti kilomeetri kohta kuni 550 eurot kuus, on ju. Ehk kõik tööga seotud sõidud ja kõik muud, mida teeb töötaja oma isikliku autoga, on siis tööandjal õigus ja võimalus ka hüvitada. Näiteks mina panengi, et mina tahan siis saada märtsikuu eest isikliku sõiduauto hüvitist. Nii. Loo uus aruanne. Nii. Selleks, et siia hakata seda tekitama, ma pean siia hakkama tekitama hakkama panema paika omaenda sõitega. Kui on tegu isikliku autoga, siis ma panen isikliku auto siia, panen sõiduki numbrimärgi ja siis panen kuupäeva, millal ma sõidu tegin. Ütleme, et sõidu ma tegin 7. aprillil. Iga kord peab panema odomeetri alguse ja odomeetri lõpu ja siis ta arvutab automaatselt selle vahemiku. No paneme, et me käisime sõitmas näiteks nii. Nii. Nüüd tuli liiga palju. Nii, las ta oli liiga palju, ütleme, et käisin lähetusel, ma ei tea, Hispaanias klientidega ja residentidega kohtumisel, lähetus Hispaanias ja residentidega, on ju. Kustumas natuke palju sai. Nii. Ja nüüd ta siia paneb väga ilusti, et ta siia automaatselt annab selle, et see 550 eurot on nii-öelda see määr, mida me oleme nii-öelda nõus maksma, on ju. Ühesõnaga, ta näitab automaatselt, et maksuvabalt saame hüvitada 550, on ju, ja siis sa saab siis tööandja panna siia selle määra, et mis alusel ta on põhimõtteliselt nõus nii-öelda hüvitama, on ju. Näiteks meie paneme, et meie hüvitame 15 senti kilomeetri kohta. Nii.
nii, ja siis iga sõidu kohta sa saad põhimõtteliselt iga uue sõidu siia uuesti lisada ja siis sa saad terve kuu jooksul, noh, kui sa soovid siia äpis ka neid sõite lisada ja siis esitada lõpuks selle aruande siis ära, kui sul on kõik sõidud põhimõtteliselt kirja pandud. Vot, et ta kuhugile siit ei jää, ta jääb sulle siia mustandina ülesse. Nii, ma olen piisavalt palju juba rääkinud. Loodame, et saime kõik teemad kaetud. Nii. Nii põnev, sest lisaks selle programmi näitamisele me käisime üle ka need olulised muudatused, mis raamatupidamises oli, et nii hea meeldetuletus. Sanne kirjutab, et tema kasutab hoopis Envoice'i ostuarvete üleseks, siis raamatupidaja tegutseb edasi. Ja, ja samamoodi on siin, noh, Envoice on ka väga hea, Envoice'is on näiteks kinnitusring ja samuti saab kinnitusringi määrata meil väga ilusti, aga noh, siin saab teha pangakaardi aruannet, kinnitusring ja kinnitusring tähendab siis niimoodi, et enne kui raamatupidaja saadab näiteks lõplikud ostuarved ära programmi, on ju, et ongi see, et raamatupidaja konteerib ta ära, on ju, valib õige kulukonto, käibemaksumäära, kõik asjad, on ju, ja siis ettevõtte juht veel kinnitab või kui on erinevad osakonnajuhid, on ju. Me ise kasutame ka Envoice'i Costpocketit, noh, olenevalt raamatupidajast, kellele meeldib Costpocket rohkem, kellele meeldib Envoice rohkem ja klientidele ka. Nii. Ja Anneli küsib, et kas kuidagi saab ka kontorikulude aruannet Costpocketis teha, sest et mõtlen just kodukontorit, seal probleem selles, et arvest läheb kuludeks ainult 25% või 50%. Väga hea küsimus, ma peaksin nüüd oma raamatupidaja Karit appi kutsuma, kes meil on Costpocketi ekspert on ja raudselt vaatab videot. Ma üritan meelde tuletada, seda saab kindlasti teha, kas ta nüüd proportsionaalset arvutust teeb. Mul on pigem see, et ma arvan, et meil on siin kuluaruandena, sa teedki siin näiteks kommunaalkulude hüvitamisel, näiteks loovusaruanne, siis sa sisestad siia, ütleme, et me sisestame siia lisailma dokumentita kulu, on ju, ja siia saad lisada ka hindkogus käibemaks, ütleme, et ühik on 1, hind on näiteks 100 eurot, on ju. Okei, siin on arvatavasti niimoodi, et siin saaks kodukontori aruannet teha niimoodi, et sa küll lisad siia ära ilusti, ütleme, et selle elektriarve või prügiarve ja siis programm loeb automaatselt näiteks, et elektriarve oli 100 eurot ja siis sa pead lihtsalt sellest dokumendi pealt panema muuda ja panema ise siis siia proportsionaalse määra. Näiteks ongi nüüd niimoodi, et hind on näiteks 100 eurot, on ju, ja kui sina hüvitad ainult sellest 100 eurost 30%, siis sa pead panema 0,33, on ju, ja siis ta arvutab sulle seda proportsionaalselt välja. Ehk sa pead siis seda ise nii-öelda vastavalt sellele proportsiooni mahule muutma nii-öelda. Aga põhimõtteliselt on küll võimalik teha. Meie kliendid kasutavad selleks tabelipõhja ja meil raamatupidajad aitavad teha. Ja tegelikult see on hea võimalus ka Costpocketisse kirjutada, et näed, tuli selline küsimus, eks saate teha selle lisa sinna ka juurde, et juba nii palju on jah, et võib-olla oleks natuke lihtsam, sest praegu kindlasti sa saad kõik need kommunaali ilusti need alusdokumendid üles laadida, aga siis sul ongi see, et enne kui seda programmi saadad, et sa pead need määrad siis ise ära muutma või sa pead siis seda tegema Meritaktivas nii-öelda. Ja Piia ütleb, et nii uskumatu, et selline keskkond, et ilma uut kasutajat lisamata on tasuta. Et palju-palju lihtsamaks selle asja. Jah, et kui sa toimetad nagu omaette, aga Costpocketil tuleb ikkagi, ta põhimõtteliselt Costpocketil on see, et kui sul on üks kasutaja ja kui sul ei ole näiteks mõni kuu ostuarvet, siis ta arvet ei tee, ta teeb arvet vastavalt sellele mahule, et kui palju sa oled nii-öelda neid ostuarveid konteerinud ehk sisse pannud. Nii ongi, näiteks tasuta on see, et kui sul on 5 dokumenti kuus, on ju. Kui sul on juba seal dokumente kuus, ütleme, et 10 või 20, siis ta hakkab selle üle piirmäära, ta hakkab siis neid dokumente hinnastama. Näiteks meil ongi sellised kliendid, kellel meil on aasta ringi see Costpocketi kasutaja olemas, aga näiteks majandusaasta aruannete klientide puhul me paneme selle dokumentide mahu, ütleme, et 30-40 dokumenti ainult ühes kuus sisse ja siis see arve esitataksegi ainult selle ühe kuu dokumentide mahu kohta põhimõtteliselt. Ja sellepärast päris paljud need
Ütleme, et Envoice on mõeldud natuke suurematele ettevõtetele juba, sest seal on ka need projektid ja kulude klassifitseerimised ja kõik need juba olemas, aga Costbucket ongi just mõeldud mikrodele oma nii-öelda selle hinnapaindlikkuse ja selle mugavuse poolest, et on ääretult lihtne tegelikult. jah. aitäh, Kaide-Liis, sa tulid, jagasid, tegid meile sellise mis tegelikult oli väga suur koolitus ja kui keegi tunneb, et ta ei taha enam tegelikult seda raamatupidamist siis ise teha, ongi ise väike ettevõtja ja teeb ise, et kuidas sina saad teda aidata, näiteks majandusaasta aruandega? jah, nii ootamatu küsimus on. Eks me saame majandusaasta aruandega niimoodi aidata, et me saame aidata majandusaasta aruande siis kas valmis teha, üle kontrollida või siis aidata ära esitada, et me pakume seda finantskontrolli ja seda teenust ka põhimõtteliselt mikroettevõtetele. ma panen siia kommentaaridesse ka Kaide-Liisi kodulehekülje, kus siis saab temaga ühendust võtta ja lõpuks saada see turjalt ära, et see majandusaasta aruanne on veel tegemata. Ja mõnusalt minna stressivabalt suvele vastu. jah, aitäh sulle, Kaidris, ja aitäh, kes kuulas ja kes järele vaatab. Kohtumiseni juba tähendab sellel reedel, kus tuleb külla Anu Tähemaa, tasuta õppijaks veebikooli Facebooki lehel ja me räägime sellest, kuidas valmistuda laivülekandeks. mis on need nipid, et natukene seda ärevust, pinget natukene maandada. Peatse kohtumiseni.